ma ei saa lihtsalt aru, et kus kohas sinu sees on see, et sa hoolimata sellest, et sa ei ole füüsiliselt nii-öelda tavapärane, lihtsalt lähed ja nagu teed asju. Istun seal oma turundusmüts peas seal tooli peale, mõtlen omaette. Ülilahe oleks, kui oleks selline amet olemas, kus sa oled nagu coach, aga sa tunned ka inimese keha, saad aru tema vaimsed, kogu sellest mentaalsest poolest ja kogu aeg sa tunned, et miks ma sellest ei ole mitte midagi kuulnud, miks ma seda ei teadnud, kus see info on. Aga no coach tõesti, ärialaselt coach, tervisealaselt coach, ükskõik mis sul on parasjagu prioriteetne, tegelikult sa jõuad lihtsalt nii palju kiiremini sinna. Tere! Mul on hea meel, et sa oled siin. Me oleme täna siin koos Hellega salvestamas podcasti Julgus valida muutus juba 9. episoodi. Muideks minu jaoks nagu Eesti podcastide selline guru või üks suur kuju Kris Kala ütles mulle hiljuti, et pidavat olema selline statistika, et kui on 13 osa salvestatud, et siis selgub, kas podcast jääb pidama või siis kaob. Okei. Siis sul on natuke veel minna. Mul on natuke veel minna ja istume täna siis Tallinnas Mustamäel Väestuudios ja hästi mõnus ruum, kus ka sündmusi teha, väike reklaamiminut ka. Ja minuga on täna Helle Tõnts. Ma usun, et paljudele teist on Helle tuttav sellise podcasti nagu Tervise progress kaudu, mille fänn ma ise ka täiega olen algusest peale kuulanud ja kaasa elanud. Ja ma ei ole teinud selles podcastis siin selliseid piiki põhjalikke külaliste tutvustusi, vaid mulle meeldib jagada selle nurga alt, et kuidas mina sind tunnen. Ja mina kohtusin sinuga, kõigepealt rääkis mulle sinust minu abikaasa, sest tema kohtus sinuga Viirelaiul ühel mastermindi üritusel. Ja siis järgmisel mastermindi üritusel, mida korraldas Roland Toko, siis kohtusin juba mina sinuga. Ja mul jäi kohe alguses hästi meelde see, kuidas sa rääkisid, et sa oled teinud oma elus suuri muutuseid ja ka see podcasti pool, et ma juba seal Viirelaiul viskasin selle küsimuse õhku, et kas sa palun tuled mu podcasti külaliseks. Mul oli selleks ajaks vist üks episood salvestatud või võib-olla oli see alles plaanis, aga mul on igal juhul väga hea meel, et sa oled siin. Ja minul ka täpselt samad sõnad. Aitäh kutsumast ja see Viirelaid oli üks maagiline koht, ma ütleks nii, et sealt sai väga palju ilusat alguse. Ja me tegelikult täna liigume seal teekonnal veel koos edasi, nii et mul on väga hea meel, et elu on meid kokku toonud. Aga julgus ja muutus on need kaks sellist suurt läbivat teemat, mis selle podcastiga kaasas käivad. Ja küsin sinu käest, et kuidas sa näed, kui julgeks inimeseks sa ennast pead? Ma pean ennast tegelikult väga julgeks inimeseks. Ja see põhjus on selles, et ma tegelikult ei osanud seda kunagi lihtsalt sellepärast, et ma ei teadvustanud seda endale. Ma ei osanud seda enda tugevuseks pidada, aga siis inimesed ise peegeldasid mulle seda, et nagu kuidas sa ikka teed nagu ja et vau, et nagu lihtsalt taust on siis selles, et mina sündisin selliste sõrmedega. Ja inimesed lihtsalt mingi hetk hakkasid peegeldama, et ma ei saa lihtsalt aru, et kus kohas sinu sees on see, et sa hoolimata sellest, et sa ei ole füüsiliselt nii-öelda tavapärane, lihtsalt lähed ja nagu teed asju, esined, on ju, see oli ennem seda juba, kui ma nagu siis päriselt oma näoga kuskil podcasti tegin või sotsiaalmeedias väljas olin. Tööalaselt ka mul on hästi palju olnud turundus teemalisi siis esinemisi on ju. Ja siis inimesed hakkasid seda peegeldama mulle, seda julgust. Ja siis ma mõtlesin, et okei, see vist tõesti on nagu midagi, mis minu sees on. Ja teiselt poolt siis, kui ma seda olin teadvustanud endale, siis ma hakkasingi vaatama, et ma tegelikult teen ka üleüldiselt julgeid otsuseid oma elus. Et kui mul sisetunne ütleb, et mine, siis ma lähen. Ja kui keegi ütleb mulle, et ei tea nagu, et kas sa ikka peaks, siis mul on nii oot, sa ütled mulle siukse lause, nüüd ma pean. Mitte trotsist, aga sellest, et kui ma olen sisemiselt ära otsustanud, siis ma ei lase nagu kõigutada tegelikult väga palju sellest, et kui keegi ütleb, et oled sa ikka kindel. Et selles üks näide oli siis selles näiteks, et
ma töötasin agentuuris ja mul mees mõtles, et ta tahab minna kuskile välismaale kooli ja me olime ammu rääkinud sellest, et võiks minna mingi hetk elada välismaal, on ju. Ja siis ma mäletan mu ülemus siis, kes ei tahtnud, et ma nagu läheks, ütles, et oled sa kindel, et sa ikka tahad minna, et meres on palju kalu veel. On ju. Ja siis ma olin niimoodi. Ma olin tegelikult umbes paar päeva tagasi rääkinud oma töökaaslasele, et meil on see mõte, see tundub nii hirmus, kas ma ikka peaks, siis tema mingi, et muidugi, et kui sul on see tunne, et mine, on ju, siis kas sa oled tegelikult sisemiselt otsustanud, mul on nii, tegelikult ma olen otsustanud. Ja siis, kui veel siis ülemus ütles, et noh, et kas ikka on ju, tahad seda teha, et siis sellised asjad ka hästi käivitavad mind. Et esiteks see hetk, kus ma nagu tunnen, et oota Helle, sa oled tegelikult ise ära otsustanud ja nüüd keegi tuleb sind ümber veenma, et see ei käi nii, on ju, et jää kindlaks endale nagu ja kuidagi see annab minule seda veel seda powerit juurde. Ja ma olen seda mõelnud, kas see on nagu trotsist ja siuksest nagu sellisest jonnakusest. Ja ma arvan, et see ei ole jonnakusest, vaid see kuidagi lihtsalt viib mind veel lähemale sellele iseenda hääleni nagu. Et ühesõnaga mitme külje pealt mul on selline tunne, et ma vist olen pigem nagu loomulikult julge. Ja kes sa nüüd ainult kuuled ja sa ei näe, siis see, mida sa näitasid, et sa oled sündinud selliste kätega, siis sul on, mis sinu käega on? Ja tegelikult on mõlema käe sõrmed on siis mitte välja arenenud. Et üks on siis vähem ja teine on rohkem. Ja tegelikult varbad ka ei ole siis välja arenenud. Ja ma sündisin tegelikult täitsa niimoodi, et nad ei olnud isegi nagu 5 sõrme. Nad olid nagu käpiknukk või selline nagu. Ja siis üks arst sellel ajal 87. või 88. või ma ei tea, mis aastal mul see op tehti, on ju, kui vana ma siis olin äkki paariaastane või vähem, siis tema siis nagu oli revolutsiooniline sellel ajal ja siis ta lihtsalt võttis mul siit puusade pealt, võttis naha ja siis pani siia sõrmedele ja siis tänu sellele mul ei ole nagu lapakinnas, on ju. Et mul on ka siin nagu keha peal tegelikult külgede peal suured armid, on ju. Ja selles mõttes ma olen tegelikult väga palju mõelnud, et peaks selle arsti üles võtsima, sest täitsa nadi oleks, kui oleks tegelikult veel hullem olukord, on ju. Et siis ikkagi väga paljud asjad jääks tegemata, on ju. Või vähemalt ma arvan, et nad jääks tegemata, kes teab, võib-olla ei jääks. Wow, et selline ja tead, ma avaldan sulle midagi praegu. Me oleme sinuga kohtunud väga mitu korda ja usu või mitte, aga ma märkasin täna esimest korda, et su käed on kuidagi teistsugused. Ja sellega on huvitav lugu, et ma veetsin peaaegu iga päev ühe sõbrannaga, mul oli parim sõbranna ja tema õde oli meiega hästi tihti kaasas. Ja siis see õde ütles, et kuule, tule meiega tantsima, on ju, et koolitants on ju, et tantsime, on ju. Me olime selleks ajaks reaalselt iga päev aasta aega vähemalt koos aega veetnud. Ja siis me oleme proovides ja siis ta ütleb mulle, et Helle, et aga miks sa kogu aeg käsi rusikas hoiad nagu? Siis mul oli niimoodi, mis asja, ma ei hoia ju rusikas, et mul on ju käed sellised. Ja siis ta ehmus niimoodi ära ja ta kiljatas, siis ta hakkas nutma, et ta niimoodi reageeris. Mina mingi muidugi, et sellest ei ole midagi, et sa ei tea, et sa niimoodi reageerisid ja see oligi sulle šokk, aga see oli mulle ka šokk, sest ma mõtlesin, kuidas see võimalik on, et me oleme aasta aega koos olnud ja sa ei märkanud, on ju. Et see ei ole üldse esimene kord, nagu kui inimesed mulle seda ütlevad, aga ja minu jaoks on see nagu väga üllatav, sest ma olen hästi teadlik ise sellest muidugi olnud terve elu ja seda mulle nüüd väga hea sõbranna ütles mulle ja ma arvan paar kuud tagasi, et kooli ajal ma olin ka hästi palju tõmbanud oma käsi varrukatesse. Et ilmselgelt midagi, mis on kogu aeg minuga nagu minu mõttes või alateadlikult mul mõttes minuga kaasas. Ja siis minu jaoks on ka see alati nagu šokk, et huvitav, et inimesed ei tea või märka, aga ma olen seda nüüd, ma arvan, 10 inimest on mulle kindlasti seda öelnud, sest ükskord ma ütlesin ka sellise asja välja, et huvitav, et inimestel ei ole julgust küsida mu käest, mis sinu kätega juhtus, sest ma olen olnud siis 4 sellisel töökohal, mis on pikemaajalised töökohad ja nendest 2 üks inimene nagu mõlemas ettevõttes küsis minu käest ja siis ma nagu sellest eeldasin, et kui tema küsis, et äkki siis ta räägib teistele ka, aga ma tegelikult ei tea, on ju. Aga siis ma olen alati juurelinud, et huvitav, et inimesed ei julge küsida.
ja samas ma nagu mõistan, on ju, see on nagu ebamugav, sa ei tea, kuidas ma seda vastu võtan. Ja samas mul on ebamugav, kui keegi ei tea seda lugu, on ju. Et nüüd mul on nagu see, et nagu lihtsalt Helle räägi ise, on ju. Et alustada kohe sellest, et sa räägid selle ära, it's out there, sa ei pea selle peale mõtlema, teised ei pea selle peale mõtlema. Aga jah, see on asi, mida ma nagu ka hästi kaua nagu kui julgusest rääkida. Kandsin enda kaasas, et miks inimesed ei räägi või ei küsi. Ma pakun sulle oma versiooni, miks ma ei märganud, sest see kõik, mis sinust välja kiirgab, see, kuidas sa oled, terve olek, see naeratus, soe pilk, see kogu see tähelepanu minu puhul läks sinna. Ma ei ole tulnud kunagi selle peale, et ma peaks kuidagi vaatlema, et kuidas sul see keha on ja kui pikk sa oled ja vaid lihtsalt ma tajun, et see tuleb sellest. Aga see küsimise koht on kindlasti ebamugav. Kuidas lapse nagu, nii palju kui sa mäletad, kuidas sul see nagu väiksed lapsed ikka küsivad, nemad ei ole need, kes hoiavad tagasi ja julge. Et kas sa harjusid sellest rääkima juba väiksest peale või on see kuidagi olnud ka teekond, et sul täna on sellest nagu hea rääkida endale? Kindlasti ei olnud mugav väiksena ja lapsed ei küsi, miks sul on näpid sellised, vaid neil on, ma mäletan selliseid hetki vaata, et sul on rahvatantsus ja siis laps lihtsalt ütleb, ma ei taha tal käest kinni võtta, on ju. Ja selliseid asju ja siis paratamatult sa lapsena ei oska nendega hakkama saada. Ma isegi ei tulnud selle peale, et rääkida seda kodus vaata, et kuidagi keegi teine saaks siis mind emotsionaalselt toetada. Et seda nagu ma nüüd tagantjärgi olen hästi palju ise lihtsalt mõelnud selle peale, analüüsinud, on ju, et ja ma mäletan ka ühte sellist seika, kus siis üks naine, kes oli hästi paduusklik, tuli ja hakkas palvetama vene keeles minu käte pärast ja issand, et mul läheks ikka elus nagu hästi ja nagu ühesõnaga on mingid sellised eredad hetked, on ju, kus keegi lihtsalt on nagu mingi, ma ei taha, on ju, või siis umbes nagu nüüd on kõik jumala pekkis, et nüüd ma pean palvetama su eest. et see kindlasti ja nüüd, kus mu sõbrannaga ütles, mida ma olin oma just on ju täiesti alateadvusest välja lülitanud, et ma seda nagu peitsin, ilmselgelt siis see ei olnud mu jaoks mugav teema. Küll aga jah, siis kui ma ise tundsin ennast vist mugavalt, siis mul oli vist see, et huvitav, miks teistel nii ebamugav on sellega, et mina ise oma peas olin jõudnud mugavasse kohta, on ju, aga siis kuidagi jah. Samas ma saan teistest aru, ega ma ju ka ei küsi inimeste käest, et ma ei tea, miks sa oled 40 kilo ülekaalus on ju, sest inimestel on seal põhjused või mis iganes, miks sul siin suur arm on, et sa ei hakka selliseid asju küsima ja see ei ole isegi tegelikult väga oluline on ju ja seal võib väga palju põhjuseid olla, aga jah. Kuidas see elamine sinu kehas, nii nagu ta on sind kasvatanud või kuidagi mõjutanud, kuidas sa seda praegu tunned selles kohas, kus sa täna oled? No võib-olla saab alustada sellest, et õnneks on mu vanemad mind niimoodi kasvatanud, et nad teadlikult tegid otsuse, et nad midagi minu eest ära ei tee. Ja et nad kohtlevad täpselt mind nii nagu nii-öelda tavalist normaalset last on ju. Ja kuna see tugi on mul kogu aeg olnud, et siis kuidagi ei ole ka mu sees olnud seda, et kuidagi mingid asjad peaks tegemata jääma selle pärast, on ju. Aga tagantjärgi mõeldes siis, miks ma ka olen hästi suure osa oma võib-olla siis lapsepõlvest nagu ära unustanud või nad on kuskil siia maetud, on sellepärast, et ma elasin kogu aeg selles ellujäämis siis seisundis on ju, et selleks, et ellu jääda, ma pean näima normaalne. Ma pean kogu aeg mõtlema, missugune ma olen, kuidas ma käitun, kas sõbrad võtavad mind omaks, kõik see pool. Ja ei jäänud nagu väga palju ruumi selleks, et talletada nagu päris nagu mälestusi on ju. Ja samas, kuna ma tahtsin nii väga olla normaalne ja kuuluda, siis ma võtsin enda peale ka nagu hästi palju asju ja tegutsesin kogu aeg ja ma arvan, et sealt ka nagu, kuna mu isa on ka selline, kes kõrvalpõikana siis umbes nii, et ta lihtsalt pani mind nii
ebamugavatesse ja hirmsatesse olukordadesse, et umbes uju välja, et siis ilmselt sealt on nagu see julgus tulnud ja teiselt poolt siis see julgus, kuna ma olen tahtnud kogu aeg olla normaalne, siis ma olen pannud ennast kogu aeg ebamugavatesse olukordadesse, on ju. Et see on kindlasti hästi nagu suur osa sellest, kes ma siis nagu täna olen, et julgus asju teha, sest nagu ma olen kõigega hakkama saanud, et miks ma ei peaks, on ju, edaspidi saama. Siis mis täna enam ei ole minu osa, aga mis oli hästi suuresti minu osa, oli see people pleasing ja see teiste arvamusest hoolimine, mis on ka hästi loogiline jälle, mis läheb nagu selle kätte teemaga kokku, mis on ka huvitav, on see, et ma ei mäleta siis, kui vana ma olin, äkki 30 või kui ma läksin siis holistilise terapeudi juurde ja siis esimest korda elus keegi küsis mu käest, aga mismoodi oli üles kasvada nende kätega, siis ma olin kas ma mõtlen siis, et ma ei olnud isegi nagu teadlikult tegelikult mõelnud selle peale, on ju, et mismoodi siis oli, et see lihtsalt olnud minuga kogu aeg kaasas, on ju, ja kuidagi nagu ja siis ühesõnaga people pleasing ja selline nagu teiste arvamuse järgi elamine, noh, ongi, et sa tahad ju kuuluda, on ju, hästi suur selline üksi jäämise hirm, kuuluvuse soov, siis lihtsalt võtadki enda peale kogu aeg selliseid asju, mida sa tegelikult enam ammu ei jõua teha või mida sa ei taha teha, on ju. Ja muidugi ka ma arvan, et oligi, et kuna ma lapsena siis kogu aeg toimetasin, on ju, võtsin ka nagu mingi hetk ma olin üliõpilase esinduses, siis kuskil etendusel ja noh, ikka nagu tantsisin ja noh, ühesõnaga tegelesin 100 asjaga, et siis see muster, et mul on kogu aeg kiire ja ma olen kogu aeg tegevuses. Et see kandis mind ka hästi pikalt ja tegelikult täna ka, et tihtipeale mul on nii, oota Helle, sa lähed oma vanasse mustrisse, et võta aeg nagu maha, on ju. Et ma arvan, et ühesõnaga mitte midagi minus ei ole nagu sellest puutumata, mismoodi ma siis üles kasvasin, on ju. Et ja midagi ma tahtsin veel öelda, aga see läks juba ära. Tuleb tagasi. Yeah. Sa tõid nii toreda koha sisse, et see praegu ka veel märkad, kui see vana muster kipub tagasi tulema ja siis tood sulle täna teadlikkust tuua ennast sealt välja, et ma sinna ei lähe. Kas sa mäletad ka seda hetke, millal sa aru said, et sa oled sellises rattas, et sa muudkui teed? Jaa, ma arvan, et see on see, kus mul üldse selline suurem soov elus muutust teha hakkas. Ühesõnaga kõik see siis minu see muutuse protsess, kus ma ei tahtnud enam lihtsalt automaatpiloodi peal edasi toimetada, vaid tahtsin teha, aru saada, kes ma olen, mida ma päriselt teha tahan. See kõik sai umbes niimoodi kulmineerus, et tead küll, et elus asjad juhtuvad lihtsalt üksteise järel ja siis sa lihtsalt kogud neid vihjeid ja siis toimetad. Et mul oli vist nii, et me tulime Londonist tagasi, siis ühesõnaga me elasime vahepeal paar aastat Londonis, siis me tulime tagasi, ma läksin agentuuri tööle. Mulle hästi meeldis see, sest seal oli ka väga palju asju võimalik teha ja lammutada ja luua ja mingi hetk ma tundsin, et ma väsin sellest ära ja ma väsisingi ära sellest, et ma tegelikult ei saanud aru, miks ma teen seda tööd ja mida ma siis tegelikult tahan ja üldse selline nagu mõtestatus nagu puudus. Ja samas sellel samaga asjaga siis paralleelselt juhtus see, et keha ilmselt ka ju, vaata, mitte ilmselt, vaid keha annab ju meile oma raskustest teada läbi sümptomite ja hästi palju on alaselg ka seostatakse stressiga, on ju, ja sellise sellega, et sul tugi kuidagi puudub või sisemine tugi ja mu alaselg siis hakkas ikka niimoodi streikima, et ma mingi hetk olin siis nädal aega kodus põrandal pikali, magasin kõva põranda peal, vahepeal käis kiirabi süsti tegemas, et ma saaks pissile minna. See on okei, on ju, ma ei ole absoluutselt osanud oma keha hoida. Ja siis sellest sai see alguse, et ma läksin Pilatesesse ja ma hakkasin siis käima seal 2 korda nädalas nagu Aamen kirikus ja esimest korda elus mul, ma arvan, tekkis ühendus oma kehaga. Et mis nüüd ka ma käisin suhteliselt hiljuti Marju Kuusiku juures konstellatsioonis ja siis see töö, mis ta siis tegi, oli ka keha, vaim, hing ja siis need inimesed seal seisid platsi peal ja ei vaatanud üksteisele otsagi, on ju.
ja olid hästi kaugel üksteisest. Ja siis ma nagu siis Marju vaatas mulle otsa, et kas see on sulle üllatav, ma ütlesin, et ei ole, onju. Et noh, ongi, et kui sa ikkagist kuskil, ma ei teagi, kas ma olin 29 või 30, ma täna olen 36. Võib-olla olin jah, 30. Esimest korda hakkad kuulama, mis su keha üldse sulle nagu räägib või kuidas üldse nagu keha kuulata, onju. Et see Pilates lihtsalt andiski, et kui ma hakkasin mingi pisilihaseid mingi hetk tundma, onju, mis ma ei teadnud, et eksisteerivad mu kehas, siis minu jaoks oli see võib-olla selline hästi suur nagu koht, et okei, et päris huvitav, et mis maailm see nüüd siis on, et onju. Siis sellest järgnes see, et ma jäin rasedaks, ma endiselt mõtlesin, et ma tahan muutust, onju. Ja siis ma põhimõtteliselt olin ärevus, kuna ma selleks hetkeks olin ka tiimijuht, ma olin selles tiimis toimetanud nii, et ma lihtsalt toimetasin oma sisetundele vastu ja see lihtsalt kurnas mind nii ära. Püüdas ka kõiki nagu kõigi meele järgi olla tiimijuhina on ju täiesti nagu võimatu missioon, aga ei, ma päästan maailma, ma tahan, et teil oleks hea, iseennast ei oska hoida, siis ma põhimõtteliselt sain sellise ärevushoo, siis ma sain aru, keha eest ma olen nüüd õppinud hoolitsema ja nagu keha natuke kuulama, aga enda vaimset tervist ma ei ole nagu üldse osanud on ju toetada. Ja siis sealt ma arvan algaski see, et aga kuidas siis toetada enda vaimset tervist on ju. Ja ma jõudsingi siis järjest sellele lähemale, et siis mul on midagi silmas, et aga kes ma siis üldse olen, et kui ma nagu ei tea, kuidas ennast hoida, on ju, miks ma peaks ennast üldse hoidma, on ju, ma ei olnud selliseid asju enda jaoks läbi mõelnud. Et sealt nagu kõik hakkaski vaikselt avanema, et ma läksingi teraapiasse, siis oli mul juba laps käes, ma veel lükkasin seda holistilist nelikut hästi pikalt edasi. Ma teadsin sisemises väga mitu aastat juba, et see on see asi, kuhu ma tahan esimesena minna üldse, kui ma teraapia teele lähen. Ja ma lükkasin seda nii kaua edasi, siis mul oli hirm, et ma olen ju nii palju asju alla surunud, et ma ei mäleta ma lapse pärast mitte midagi. Äkki sealt tuleb midagi sellist välja, millega ma ei saa hakkama. Et kõik sellised hirmud on ju. Ja kui ma ükseks siis tundsin, et ma olen valmis ja ma läksin sinna, no siis põhimõtteliselt lihtsalt hakkas see pall veerema. Ja noh, kõik asjad sellised nagu märkamised, taipamised. Alguses ma mäletan, et ma isegi ei suutnud päevikusse kirjutada enda mõtteid ja peegeldusi. Et mida ma päriselt tunnen, tunnete nagu mõistmine, emotsioonide mõistmine, mitte nende allasurumine, täiesti tumema. Ja siis, kui see lumepall veerema hakkas, siis ta hakkaski veerema ja ta veereb tänavase päevani ja kindlasti on mul väga suur nagu areng ja võimekus minna veel sügavamale ja kõik, aga ma olen selles mõttes ikkagi väga uhke, mida ma olen nagu siin, ma arvan, 5 aastaga tegelikult nagu kuhu ma olen jõudnud, sest tõesti, ma olin 30-ndates siis naine, kes ei teadnud ennast, ei teadnud, miks mingid asjad, kus nad tulevad, kus nad tekkinud on, miks ma olen sellise iseloomuga, nagu ma olen, mis mulle päriselt meeldib, kus ma absoluutselt piire ei oska seada. Noh, mul nagu null nagu teadmist selle kohta on ju. Ja täna ma võin küll öelda, et ma tunnen ennast päris hästi ja kuigi mul on väga palju asju nagu veel sisemiselt lahendada, siis ma vähemalt tunnen nad ära. Sest 30-selt ma ei osanud neid isegi ära tunda. Et ma lihtsalt elasin nagu, ma arvan, väga paljud elavad sellises nagu tundmatus kohas, teadmatus kohas, lihtsalt mustas augus, sest nad ei ole nagu mõelnud nendele asjadele ja ei oskagi mõelda, on ju. Aga noh, üks mu põhisõnumeid täna on see, et kuskilt tuleb see lumepall veerema saada ja see on ka see, mida ma väga naudin oma töö juures. Et ma teen nii pisikesi asju nagu, aga nüüd tegelikult nagu panevad selle veerema ja siis see järgmine pisikasi ja see järgmine pisikasi. Ja noh, põhimõtteliselt inimesed lähevad selle sama raja peale nagu mina, ainult et nende enda elus, nende võtmes. Et see on nagu, see on äge. Enne kui me läheme selle sinu töö juurde, mida sa täna teed, siis see aeg, kui sa hakkasid enesega tegelema, kui olid need teraapiad ja oli sul tuge, kellele toetuda, kellega sa said jagada oma teekonda? Ja mul selles mõttes on hästi vedanud, et alateadvus on valinud väga õige inimese minu kõrvale. et tõesti sellega on ka selles mõttes lahe lugu, et ma arvan, et ma olin
13 või 14 või millal, mis vanus see hakkab ja siis mõtlema armastuse peale ja selle peale, et keegi võiks olla kõrval. Ma ütlen, et ma ei mäleta oma lapsepõlvest palju, aga ma mäletan seda, et ma kõndisin koolist koju ja ma kujutasin ette, et mu kõrval on keegi, kes hoiab mu käest kinni ja ma mäletan, et ma mõtlesin, et ma loodan, et mu elus on kunagi keegi, kes tahab mu käest kinni hoida. Ja siis see inimene tuli mu ellu väga vara, et me oleme abikaasaga koos olnud, ma loodan, et ma ütlen õigesti, aga 18 aastat, ühesõnaga ma olin siis 17 ja ausalt öeldes ma vahepeal mõtlen, et ta on ikka ka nii tugev inimene, sest ma olen ikka nii ebaküpselt käitunud, et on ikka mu kõrvale jäänud. Aga lihtsalt see, kui armastav, toetav ja hooliv on tema olnud ja kui kuidagi tasakaalus on tema, siis ilma selle tasakaaluta ja selle toetuseta, ma arvan, et ma ei oleks ka absoluutselt täna sellises kohas, kus ma täna olen, et kui sa oled ikkagi sellise armiga nagu põhimõtteliselt on ju sügava haavaga enda sees, et kas ma kuulun, kas ma olen armastatud, kas ma jään üksi, kui sul ei ole seda stabiilset tugipunkti seal kõrval, on ikka väga raske minna läbi ja hakata üldse nagu on ju kuidagi leidma iseennast. Et see on kõik võimalik, aga see on kindlasti palju raskem ja kuidagi tema puhul on jah see olnud, et ükskõik mis pööraste asjadega ma nagu olen letti tulnud. Et kas või see on ju, et ma nüüd ei lähe enam palgatööle tagasi ja üritan täiesti nagu nullist alustada 32-aastaselt või 33 olin siis jah, 33-aastaselt nullist alustada, et ta kordagi isegi küsinud, kas see on okei või et oled sa selle läbi mõelnud, ja teraapias samamoodi, et ega ta kõike ju selles mõttes ei mõista ja teised inimesed ei peagi mõistma kogu seda protsessi. Aga ta kordagi ei ole ka nagu vähemalt välja näidanud ja ma arvan, et ta sees ei ole ka seda küsimust olnud, et kas sa ikka pead nagu käima seal ja et mis see siin on, näiteks kas või see konstellatsioon, mis väga paljudel, kui nad ei ole seal käinud, võib olla selline, et no mis ummamuudu asi see on ju, et või huuga-puuga või kuidas öeldakse, et ta vähemalt ei ole kordagi nagu seda väljendanud ja selles mõttes on mul kuidagi hea tunne olnud alati nagu minna, teha ja pärast temaga jagada, et mis sealt siis välja tuli. Et ja see nagu tugisüsteem selles mõttes on olnud hästi tugev ja üleüldiselt ka, et mu ema on ka olnud nendel viimastel aastatel see teine hästi suur tugisammas, sest ta on hästi palju mu lastega olnud. Et ta kuidagi elu mängis nii välja, et ta läks siis pensionile täpselt siis, kui ma sain teise lapse ja ta ise kuidagi avaldas ka soovi, et ta tahab olla lastega ja siis ma ei pidanud neid nii vara ka lasteaeda panema. Sest kui teda ei oleks, siis oleks jällegist olnud see, et need unistused oleks edasi lükkunud, on ju, sest sa tahad lastega olla, sa tahad, et lastel oleks turvaline, hea, sa ei saa kõike teha, on ju. Sa ei saa kõike korraga saavutada, et õnneks on mul jah selles mõttes olnud see tugisüsteem olemas. See oli sinu ema ja on sinu ema, kes toetab. Milline ema sa ise oled? Mis sa arvad, mis sa lapsed ütleksid, kui nende käest küsida? Ma arvan, et nad ütleksid, et minuga on äge mürada. Ma tean, et mu laps ütleb mulle, et ma olen parim, kui ma luban talle multikaid vaadata. Aga milline ema ma olen? Kindlasti mitte ideaalne, sest sellist asja esiteks ei ole ka olemas, aga noh, ma just pean seda silmas, et mingid asjad mu sees on ikkagist lahendamata ja mingid olukorrad, kus mul puudub kontroll, mis on hästi sügavalt on ju seotud selle usalduse teemaga ja jällegi sellise üksilduse hirmu ja kõigega, et siis ma ei suuda olla alati rahulik. Et eks ma mõtlen selle peale, mis traumasid, minitraumasid ma tekitan, kui ma ikkagist nagu kõva häälega jälle midagi neile seal kärgatan, on ju. Aga ma tean ka seda, et ma märkan seda ja ma palun vabandust ja ma räägin selle lahti, et see on emme asi, emme tegeleb sellega, emme saab sellega hakkama, et ma arvan, et mu lapsed ei ole sellest, võib-olla ei vaata mind kui umbes mingid tädi, kes ei oska emotsioone kontrollida. Et pigem on nendel ikkagist minuga, ma arvan, selline hea, turvaline ja
ja ka lõbus, sest minus on hästi palju lapselikkust, et mulle endale ka väga meeldib neid kõdistada, nendega mürada, nende naeru kuulata. Ja see pool, ma arvan, on hästi palju tulnud mu isastust, et isal oli sünnipäev just ja siis ta tuli enda sünnipäeva meie juurde tähistama, nagu meie perega siis. Ja siis ta tegi maha siis kleeplintidest keksuraja nagu keset seda meie elutuba. Ja siis ma vaatasin seda ja siis ma olin okei, vot sealt tulebki see, vaata, et teeme teistmoodi asju ja mingi täiega fun peab olema ja noh, eks ma teadsin seda varem ka, aga see oli siuke mõnus nagu meeldetuletus, et see pool minust on nagu isaga nagu kaasa tulnud, on ju. Ja ma käisin just Imago baariteraapia või noh, see koolitusel on ju. Paarisuhte koolitusel ja seal ka ju vaatad oma minevikku ja et mis kuskilt sul tuleb ja siis sealt tuli ka hästi tugevalt see seiklusjanu välja ja siis see on jah, see on mul täitsa isast ja ma arvan, et ma ise olen ka nagu lapsevanemana nagu seiklusjanu, aga ma olen ka mugav selles mõttes, et mul on väga tihti tegelikult nii, et mu lapsed on liiga väiksed, et ei oska seda nautida ja ma ei viitsi seda endale teha, et kulutada oma närvirõkke nagu mingitele asjadele, sest ma tean, et mingites olukordades ma ei suuda olla rahulik ja nautida seda olukorda ja siis ma eos juba ei lähe, on ju, noh, et mingile pikale matkale näiteks rabasse. Kindlasti on mingi päev, kus me teeme seda kogu perega ja me kindlasti väga naudime seda. Aga täna teades on ju, et kui mu laps võib seal keset seda rabaga harjuma hakata, kas ma naudin seda rabaskäiku? Ei. Kas mu lapsed naudivad, kui ema on sisemiselt närvis? Ei. Et eks seal on siuke nagu minu peas kogu siuke fine balance, et nagu ma jätan mingid asju tegemata, sest ma tean ise ennast juba päris hästi. Aga samas minus on ka sellist lapsemeelsust ja siuke seiklusjanu ja seda kindlasti mu lapsed nagu saavad, aga sellist võib-olla pisemates olukordades ja kodustes tingimustes on ju. See on nii tore, see koht, kus sa oled nii, mulle tundub, et kergusega enda vastu aus ja et praegu on nii ja see ei ole seal, minu jaoks ei kuma vähemalt seda kohta, et tegelikult ma võiks ikka käia seal matkal, vaid see on ilusasti, ütlesid, et sa oled avatud võimalusele, et ühel ilusal päeval me sinna läheme. Sa mainisid Imago baariteraapiat ja nii palju, kui sa oled jaganud, on minuni tulnud see, et sul on hea suhe ja pikk suhe. Kuidas sina näed, miks on oluline käia teraapias või mis tahes sellises mingis arendavas, kuidas teie jaoks on siis väljundis, kui tegelikult nagu ei ole midagi halvasti? Miks peab minema sinna teraapiasse või koolitusele? No see on ka huvitav, et kui ma ütlesin oma sõpradele, et me lähme. Alguses me pidime tegelikult minema üldse ühele nädalavahetusele, mis on siis intiimsuse tantra nädalavahetus. Ehk siis kuidas veel lähedamaks intiimsust, lähedamaks muutuda, suurendada sellist hingelist intiimsust. Ja ma siis õikasin selle veel sotsiaalmeedias välja, sest see grupp ei tulnud nagu täis ja ma lootsin, et äkki keegi siis nagu tuleb. Ja siis sealt juba nagu osad nagu ütlesid, et kuna me vaatasime, et te lähete sinna, kas kõik on ikka hästi, et mis teie suhtes nagu on. Ja siis see jäi ära ikkagi ja siis kuidagi elu tõi mu ellu täpselt sellel samal nädalavahetusel siis selle Imago koolituse. Ja siis me käisime veel seal ära ja siis ma pärast olin sellest nii vaimustus ja siis ma rääkisin, siis Kaiko tuli seda, et aga mis teil siis nagu viga oli või noh, et kas nagu noh, et olete ikka nii pikalt koos olnud ja et kas tõesti on siis juba tumedad pilved ja siis ma sain aru, et okei, et see vist on täitsa tavaline arusaam, et tuleb ainult siis minna, kui on midagi halvasti. Mina isiklikult läksin sinna selle pärast, et lähisuhtes sa oled kõige avatum, ausam, läbipaistvam, haavatum ja sa saad lihtsalt kõige rohkem haiget mingitest pisikestest mõttetutest asjadest, mida sa kuskil mujal ei võta võib-olla hingegi. Ja ma tahtsin lihtsalt, et me käiksime koos selle protsessi läbi, et kuidas me saaksime siis teine teisele toeks olla, kui tegelikult käivitub teises midagi, mis on hoopis nende lapsepõlvega seotud, on ju. See ei ole üldse nagu, kui tema mulle midagi ütleb, see pole üldse temaga seotud, miks mina seal käivitun, on ju. Et isegi kui ma tean seda, et tema ka teaks, et
et mis minu sees tegelikult toimub, kui ma nähvan mingi lambi asja peale ja et ma ise ka teaksin, sest mis on imago selles oli hästi huvitav, oli, et ma ise pidin ka neid asju niimoodi läbi mõtlema, on ju, et okei, see asi käivitab mind sellepärast, et selle taga on see hirm, et see paneb mind tundma nii, sest muidu on ju nii, et ma ei tea, mu mees juba teab, et ma igal pool räägin seda, et kui sa hakid mu hakkliha väiksemaks, on ju, ja siis ma lihtsalt nagu mingi pööritan silmi ja nagu mõtlen, et miks sa pead mu asju kogu aeg üle tegema, siis ei ole üldse ju teemaga seotud, see on midagi, mis minu sees on sisse minusse jäänud, mingi hirm on seal taga, miks ma nii käitun, et ma ise mõtleksin läbi, et miks mingid olukorrad mind käivitavad, mis seal taga tegelikult on ja tema ka teaks ja et mina oskaksin seda talle väljendada ja tema oskaks seda vastu võtta. Ja ma arvan, kõik sellised teraapiad ja kõik sellised tööriistad, mis aitavad iseennast ja teist paremini mõista. No seal see magic happens, no sellepärast, et muidu kõik sõuavad oma maailmas, oma lukkudega, oma uskumustega, mis on nii piiravad, mis on ennast piiravad, suhed piiravad. See areng lihtsalt, ta ei pea seisma, aga ta võib-olla on üliaeglane niimoodi. Ja sa võidki jääda lõpuks nii kaugeks, nagu ühelt poolt, kui sa üksi käid teraapiasse, võid iseendast kaugeks jääda. Kui sa ei käi, tähendab teraapiasse, võid iseendast kaugeks jääda. Aga paarina ka, kui sa ei tee neid asju koos, kui sa ei vaata koos nendel asjadel otsa, siis paratamatult, saa need 2 väikest last ja ürita siis nagu hoida seda suhet ja sul ei ole seda, sa oled esiteks oma vabadusest ilma jäänud, on ju, selles mõttes, et leiname esiteks seda vabadust, mis meil koos oli, käisime koos reisidel, tegime koos asju, käisime väljas, kus me tahtsime, rääkisime nii kaua, kui me tahtsime, ükskõik millal me tahtsime. Ja nüüd oled sa sellises olukorras, kus nagu üritad täiskasvanu vestlust pidada. Emme, issi käib kogu aeg taustaks ja sa lihtsalt ei saa. Ja siis õhtuks sa oled nii väsinud, siis sa jälle ei saa. See on nii loomulik elukäik, aga kui sa lased sellel loomulikul elukäigul minna, siis paratamatult, kui sa ei tegele selle kõrval nagu üksteisega või üksteise parema mõistmisega, siis ma ei näe lihtsalt nagu, et kuidas sa siis üldse seda lähedust ja seda hoiad, mis tegelikult teid kunagi kokku tõi, on ju. Et ja ma ausalt öeldes, üks põhjus, miks ma nagu tahan lihtsalt veel rohkem inimesi aidata, et teenida veel rohkem raha, on see, et ma tahan lihtsalt käia ka rohkem mingitel teraapiatel, koolitustel, mitte sellepärast, et tuhnida nagu minevikus, aga lihtsalt iga kord ma jälle avastan midagi nii põnevat enda jaoks ja läbi selle tegelikult ma oskan ka oma kliente ju paremini toetada, sest mingi sügavus on jälle minust nagu läbi käinud. Et aga samas ma hästi mõistan ja suudan minna sinna tasandile, et kui inimesed ei lähe paariteraapiasse või nad ei lähe isegi üksi teraapiasse, sest ma olen ju olnud ka seal, kus see tundub ka nii hirmus ja selline ebausk on ju ka, et kas üldse saab mind midagi aidata ja kas need inimesed ikka nagu saavad ja mis sellest rääkimisest ja endasse vaatamisest üldse kasu on, eks need kõik mõtted on minul ka olnud kunagi, et ma hästi mõistan seda. Ja samas nüüd on ju, nii tahaks öelda teisele, et aga sa saad sellest nii palju, mine, see on mingi täielik võit on ju. Aga iga inimene jõuab sinna siis, kui ta jõuab. Nüüd see paarisuhte teemal võib-olla veel see koht, mis mul tuli korraks kerkis meelde, et me räägime siin julgus valida muutust, aga elu on ju kogu aeg muutuses, me ise oleme inimestena kogu aeg muutuses, et selles kontekstis on see teraapia või mis tahes muu viis siis, mida koos teha ja kus koos uurida ennast eraldi ja koos, on ju tegelikult julgus valida selle muutusega kaasa minna, et mitte avastada üks hetk ennast kohast, kus me oleme täiesti lahku kasvanud, ei olegi enam ühisosa peale selle lapse või laste. Sest elu ongi, jah, täpselt ongi, sa väga õigesti ütled, elu ongi muutuses ja minu jaoks oli ka see, et meie elu on ikka väga teistsugune nende 2 väikese lapsega, kui see oli vanasti. Ja mulle tundus, et meil on vaja lisatuge, et selle muutusega niimoodi hakkama saada, et see suhe endiselt läheks tugevamaks, et ta on nagu aastatega alati läinud tugevamaks.
aga ma tean, et seal on nagu veel nagu sügavust ja ma tahan kõik need sügavused nagu üles leida üks hetk, et see on ka täiega protsess, et see on alles poolel teel. 18 aastat, on see siis pikk või lühike aeg, see on igaühe enda otsustada, aga sinu kogemus, üks on see kooskasvamine kindlasti, aga mis veel on selline tugeva paarissuhte alus või mis on oluline, et oleks hea olla nii kaua koos ja veel kauem ja võib-olla 50 aastat ja seda kogemust sul küll veel ei ole, aga kuidas sulle tundub? Ma arvan, et kõige alus on see, et sa päriselt räägid päris asjadest ja sellest, kuidas mingi asi sind tundma paneb, miks ta sind paneb tundma, miks on sulle mingid asjad olulised. Sest ma arvan, kõik tülid, mis meil on olnud, need on alati lõppenud, suuremad tülid siis, on lõppenud sellise pika vestlusega, kus vähemalt mina nutan, kui mitte ka tema nagu, et ja just see vestlus seal lõpus, selle tüli lõpus on see, et tegelikult mõlemad mõistavad üksteist nii palju paremini. Ja nii palju lihtsam on minna teise kingadesse ja iseendasse ka nagu vaadata, et mis mina saaksin teistmoodi teha. Ja ilma nende vestlusteta öeldakse, et lahutatakse 50 000 tülitsemata tüli pärast, on ju. Ma ei ole kuulnud. Minu arust on see mingi ütlus, võib-olla ma olen ise välja mõelnud, aga et jaa, et need tülid selles mõttes tuleb ära tülitseda, aga mitte siis lihtsalt nagu üksteisele nagu näkku loopides mingit infot, on ju, vaid just selles mõttes, et see tegi mulle haiget sellepärast, et ja ma vajan seda sellepärast, et ma mõtlen nii sellepärast, et sellel hetkel, kui sina mulle nii ütlesid, ma tundsin ennast nii. Et ilma selleta ma tõesti isiklikult ma ei tea, kuidas suhet see toimida saaks. Nii, et sa oleksid ise selles suhtes ka heas kohas. Et see kindlasti saab toimida ja see saate eksisteerida koos ja nii, aga nii, et sa tunned, et sa ei taha, sul ei ole isegi midagi oma mehe kohta halvasti öelda, on ju, et see on nagu päris lahe koht, kus olla minu arust, et aga sa ei saa tulla ilma selleta, kui sa teda ei mõista ja sa ei saa teda mõista, kui sa ei räägi. Ilus, nii et kõigile siit midagi kaasa võtta, mis tahes kõnetab. Kui see kaks inimest, kes saavad olla üksteisega niivõrd heas kohas, siis selle taga on see, et me oleks tegelikult ka inimestena selles suhtes iseendaga heas kohas. Ja kui ma kuulan sind ja nii palju, kui ma tean, millega sa tegeled, siis ühel hetkel jõudsid sa sellesse kohta, kus sa tundsid, et sa saad ise teisi inimesi aidata. Kuidas see elu sind sinnamaani viis? Vot see on see asi, mis mul ennem meelest ära läks. Et mis see nende kätega siis üles kasvamine on andnud, on andnud sellise selguse ja kindluse, et tegelikult saab igaüks siin maailmas kõigega hakkama, mis ta vähegi tahab. Isegi kui sul on sellised sõrmed, siis sa saad minna lavale ja esineda. Sest ma mäletan, et mulle meeldis tegelikult teatrietendustes esineda ja ma mõtlesin sellel hetkel, et kahju, et ma ei saa seda teha kunagi, et ma ei saa laval olla, sest mul on need käed, on ju. Et vaata nii palju piiravaid uskumusi on inimestel, et ma sean ise endale mingid piirangud. Aga kuidas ma jõudsin siis selleni, et ma saan teisi aidata, et ühelt poolt ma olin enda tervise teekonnal siis jõudnud sinna, et ma kuidagi õppisin oma keha kuulama, ma hakkasin siis ise ennast paremini mõistma ja siis ma läksin nii palju sinna radapidi, et ma hakkasin kuulama tervisega seonduvalt kõikisuguseid podcast'e, lugema raamatuid, võtma kursuseid ja mul oli kogu aeg see tunne, et miks ma sellest ei ole mitte midagi kuulnud, miks ma seda ei teadnud, kus see info on olnud, on ju. Ja kindlasti väga palju sõltub sellest, et ma võib-olla ei olnud vastuvõtlik sellele infole, on ju, aga ka sellel hetkel, kui ma juba olin, siis ma vaatasin Eesti inforuumis ringi ja mõtlesin, et aga ikka seda ei ole nagu kättesaadav, on ju. Ja teisalt siis ma kuidagi olin nagu juba tükk aega aru saanud, et mulle sobib inimestega töö ja inimestel on minuga turvaline rääkida ja
mul lihtsalt tundub, et mul on mingi anne anda neile teine perspektiiv, kus nad saavad indu ja inspiratsiooni, sest lihtsalt lähisuheteski nagu vaadates on ju, et inimesed lihtsalt peegeldavad mulle seda tagasi. Ja kui ma olin ära otsustanud, et jah, tervis on see, mis nagu on siis uus suund, ma muidu olin turunduses, agentuurides üle 12 aasta, kus ma siis lõpus tundsingi, et ma müün õhku, ma ei loo mingit väärtust, ma ei tee mitte midagi sellist, mis tegelikult minu hinge toidaks, siis kui ma siis lapsega koju jäin, siis ma otsustasin, et sinna ma tagasi ei lähe, ma ei tea, mis mind ees ootab. Aga siis, kui mingi hetk tuli, et see on tervis, siis ma nagu natukene ehmatasin ära, sellepärast, et ma ei ole mitte keegi selles maailmas on ju, ja eks need kõik siuksed hirmud tulid nagu hästi palju üles, et kuidas ma siis selleks kellekski saan, on ju, kui ma olen juba ühel erialal saanud nii kaugele, et ma nagu põhimõtteliselt nagu no effort lihtsalt asjad tulevad ja ettevõtted tahavad üle osta ja lihtsalt raha tuleb ja nüüd sa otsustad, et sa lähed õppima tervist, millest sa nagu põhimõtteliselt oled lugenud raamatutest on ju ja kuulnud podcastist, siis ühesõnaga selline nagu alguses päris selline ehmatav nagu insight, aga ma otsustasin, et jah, see on see, kuhu ma oma elu pühendan. Ma isegi olen seda mitu korda oma päevikus üles nagu otsinud ja vaatanud, et mis päeval ma siis selle nagu kuidas ma selle siis sellel päeval nagu kirja panin. Ja teine, mis ma siis tegin, oligi siis enda tõestuste otsimiseks on ju, sest ega iseennast ju ikkagi sellel hetkel nagu ei julgenud nagu usaldada. Siis ma tegin igasuguseid isiksusteste ja siis leidsin sellise testi nagu Sparketype ehk siis nagu asjad, mis panevad sind särama ja sisemiselt nagu tekitavad sinust elevust. Ja ma olin sellest testist nii vaimustuses, sest minu jaoks oligi, vot see ongi seda ju, mis vaja on ja sa pead tegema seda, mis sinust tekitab elevust. Ja siis ma täitsin selle pika küsimustiku ära ja siis tuligi sealt, et minu nagu kõige suurem tugevus on olla inimestele toeks kas mentorina või peegeldajana või lihtsalt psühholoogina on ju. Ja siis oli selge, okei, see on siis see, millega ma tegelikult olen ka nõus ja mis on terve elu mulle näitanud, et ma vist olen tõesti selles hea. Ja siis elu tõi mu teele mikrobiomi, sest ma ei olnud ka kuulnud mikrobiomist mitte midagi, et meie soolastikus elab nii palju baktereid ja kui palju see meie elu mõjutab. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et tervis on nagu teema, mis selgelt ma olen ära otsustanud, et võiks olla. Ja mikrobiomi teema mind ka hästi kõnetab, et äkki see on midagi siis sealt. Ja siis ma kuidagi, mitte kuidagi sattusin, aga ikkagist nagu elu ikkagist nagu järjest nagu veeretas mu teele siis Elsavi sellised nagu ettevõtte, kes siis tegelebki mikrobiomi testidega. Ja siis neil oli vaja turundusabi natukene. Ja siis ma teise lapse kõrvalt, beebi oli mul 6-kuune, siis ma hästi väikse nagu siis koormusega tegin neile turunduskonsultatsiooni. Ja siis neil oli selline programm, kus siis inimene tuli sisse, ta tegi mikrobiomi testi, vereanalüüsid, siis 8 nädalat oli tal coach ja toitumisterapeut kõrval ja siis sai erinevaid loenguid seal ja siis tegi uuesti mikrobiomi testi ja vereanalüüsid. Istun seal oma turundusmüts peas seal tooli peale, mõtlen oma, et ülilahe oleks, kui oleks selline amet olemas, kus sa oled nagu coach, aga sa tunned ka inimese keha, saad aru tema vaimse, kogu sellest mentaalsest poolest ja et kuidas toit suhestub, kuidas uni keha muudab on ja üldse nagu miks inimeste käitumismustrid on sellised, nagu nad on, et viskasin selle mõtte õhku ja siis umbes 3 päeva hiljem siis kuulasin oma lemmik podcasti The Model Health Show ja seal siis on saatekülaliseks naine, kellel on kool, kes õpetab health coach'e välja ja siis kes räägib, et minu koolis me õpime füüsilist tervist, vaimset tervist ja spirituaalset tervist, kuidas need kõik on üksteisega omavahel seotud, kuidas üks mõjutab teist, kuidas keha töötab, kuidas kõik emotsioonid, vaimne tervis ja siis et coaching ka sinna juurde. Siis ma olin okei, väga huvitav, lähme siis sinna webinarile, mille sa välja lõikasid. Ja siis vaatan selle webinari ära ja siis lihtsalt sisetunne karjub ja siis nad ütlesid selle hinna, mis minule kui inimesele, kes on otsustanud, et ta tööle tagasi ei lähe. Oli umbes nii, et ma ei tea, kuidas mu mees sellega nõus oli. Aga ma ütlen, see usaldus on tema poolt lihtsalt nii tugev olnud ja siis ma ütlen talle, et ma lähen nüüd kooli, mis maksab 10 000 eurot, mis siis, et mul varsti saab emapalk läbi ja ma tööle ei lähe.
et seda julgust vist on olnud jah. Ja sest ma nii tugevalt lihtsalt sisetundes nagu tundsin, et see on minu teema. Et ma ühelt poolt saan aidata inimestel iseennast paremini tundma õppida, leida need vastused nende seest, on ju, see, mis minul oli ka alguses nii raske. Ja teisalt, et ma olen ka hästi palju ise näinud, kui raske on toetada enda tervist, kui sa oled sellises infomüras ja kõigile sobivad erinevad asjad. Ja noh, nähes, mu peres on hästi palju vähki. Ma ise tegin sellel hetkel ka geenitesti põhjal üks Antegeenes oli äkki siuke ettevõte, lasi tasuta siis teha rinnavähi või ükskõik mis vähi mingisuguse analüüsi on ju. Siis ma valisin rinnavähi, sest ma juba selleks hetkeks teadsin, et sünnimärgid on mul jumala ohtlikud on ju, et mul on siukest tüüpi sünnimärgid, mis juba mitu tükki oli ära lõigatud ja siuksed vähieelses seisundis on ju, mitte pärisega noh, põhimõtteliselt. Et vaatame, mis siis rinnavähk on ju näitab mulle. Näitab, et on üle 75% tõenäosus, et see mul tuleb. Noh, mina ei ole selline inimene, kes läheks tervise ärevaks õnneks. Ja siis mul on nii, no selge. No siis on nagu vaja elustiili nagu väga tugevalt elu lõpuni hoida, on ju. Aga siis ürita siis sellest nagu maailmas nagu navigeerida, et mis see siis on, mis ma tegema pean, mis on see esimene asi. Nagu mul üks klient ka ütles, et kui ma tegeleks tervisega, siis ma tegeleks kogu aeg tervisega. Ja siis oligi tegelikult ka minul see tunne, et kui sa alustad, siis nagu kõik ütlevad, et sa pead nagu hommikul tegema seda, toituma pead seda moodi, siis magama pead 8 tundi, siis stressi ei tohi olla, on ju. Aga millest ma alustan? Ja kuidas ma tean, mis on minu jaoks õige esimene algus üldse ja siis minu jaoks, kui ma seda kuulsin, seda kooli nagu tutvustust ja see klikk mu sees ära käis, siis see oligi sellepärast, et mul oli tunne, et äkki see on see koht, kus ma saan aru, mis siis on inimeste esimesed sammud, mis nad tegema peavad, mis tegelikult inimeste bioloogia ja kogu selline mentaalne pool vajab, et nad saaksid edasi astuda. Ja samas, et ma ei oleks nõustaja ega mentor, vaid teades seda kõike, ma saan neid toetada coachi rollis, ehk siis aidata neil ikkagist ise nagu leida nende õiged sammud, on ju. Et minu jaoks oli nagu selline, et nagu esiteks ma tundub, et mul nagu elu lihtsalt veeretas selle minu teele, on ju, niimoodi samm-sammu haaval. Ja teisalt, kui mu nagu sisetunne lihtsalt karjus, siis mul oli nii, et jah, lähme seda teed pidi. Ehk siis see otsus sündis kergusega, et seal on pühendumine ja mis kõik ju ma ei panegi siin praegu seda pitsatit pühendumine, vaid ma küsin niipidi, et mis sinu jaoks on oluline, et sa saaksid minna õppima midagi? Mis sa tunned, et sinu sees peab olema olemas? No minu jaoks lihtsalt toimib hästi tugevalt. Tegelikult ka, kui ma olin seal Viirelõial, millest me natuke ennem rääkisime, siis ma olin üks esimesi, kes pani ennast ka mastermindile kirja seal ja ma lihtsalt nii tugevalt usaldan oma sisetunnet. Ja kui see on juba öelnud, et see on õige ja ma olen otsuse teinud tegelikult, et ma lähen, siis ma lähen. Ja siis ma olen full in ja kui ma peaksin selle protsessi käigus avastama, et see ei ole minule, siis täna ma olen ka jõudnud sinna, et ma ei suru seda lõpuni. Aga selle protsessi käigus ma lihtsalt ahmisin nagu seda infot sisse ja mul ei olnud isegi küsimust, kas ma nagu tahan seda õppida või ma ikka väga palju nagu panustasin sinna sellist aega. Aga selles mõttes see otsus tuli kergelt, aga ma mäletan ka neid tohutuid hirme. Et ikkagi et ma alustan nullist, on ju, kus ma selle raha saan alguses, on ju, et nagu elama jääda või toimetada, sest me olime ka kolinud Pärnusse, kui me lapsed saime, mis oli veel omaette uskumus, mida murda, et kas nagu sellisest väikelinnast saad sa üldse nagu ettevõtet nagu käima lükata, on ju, sest kõik elavad ju Tallinnas, on ju. Ja no seal oli ikkagi hästi palju sellist hirmufooni nagu taga. Ja siis kui seal, no see oli USA ettevõte või kool ja noh, nemad räägivad seal mingitest summadest, siis sinu peas käib kogu aeg see läbi. Ja ma veel mäletan, et ennem kui ma siis nagu lõpliku otsuse tegin, siis ma kirjutasin neile, kas te olete ikkagi töötanud või kas te kooli on lõpetanud keegi, kes on riigist, kus on umbes 1 300 000 inimest, on ju, kellest valdav osa teenib umbes 800 kuni, ma ei tea, ma ei mäleta, mis summad ma sinna kirjutasin, on ju, 1000 eurot, on ju. Et kas nemad on ka edukaks saanud sellel alal, on ju, sest sellel hetkel ma guugeldasin health coach'i Eestis, siis ma leidsin umbes 2 inimest, keegi ei teagi, mis see siis on.
inglise keeles nagu välisturule minna, see tundus nii hirmus. Ühesõnaga nii palju selliseid hirme ja kahtlusi tegelikult oli mu peas nagu käis ja see nagu peaaju siis hakkas, üritas nagu üle kirjutada seda, mis mu süda ja kõht nagu ütlesid, on ju. Aga noh, siis ma sain nendega selles mõttes, tegelesin nendega, et ja siis tulid uued hirmud, kui kool oli ja hakkas lõppema, on ju, ja siis sa pead enda näoga välja minema ja eks neid nagu hirmude ületuse ja muutuse protsessi on nagu olnud sellest hetkest saadik ja ikka palju, aga see on äge. See on äge. Mis kõige suurem hirm oli? Nii palju, kui sul on okei jagada just sellega, kui see kool hakkas lõppema, sa pidid tulema välja nüüd selle Helena, kes teeb hoopis midagi muud. Ma arvan, et alateadlikult oli ka see, et ma olin kunagi otsustanud, et mina ju ei saa avalikult väljas olla. On ju, sellepärast, et ma ei ole ju füüsiliselt nagu tavapärane. Et kindlasti oli see. Siis teiste arvamus ikkagist ka, et mis asi, sest coachingul võib olla väga nagu kehv maine ja kohati õigustatult, sest mõned ütlevad, et nad on coach'id, sest nad on raamatu läbi lugenud. Noh, ja paratamatult nad siis lähevad coach'ima, tegelikult nad mentordavad või nõustavad või et ühelt poolt jah see, et mis siis inimesed arvavad teisalt, kas seda teenust on üldse vaja ja kindlasti lihtsalt kuklas see, et ma olen maksnud selle kooli eest 10 000 eurot. Kas see oli mu elu nagu viga või olnud, on ju. Et kuigi ma ise olen nagu selleks hetkeks, ma olin juba selle aastaga saanud selle investeeringu ise enda arengu pealt nagu kindlasti tagasi, siis jah, oli jah, ikkagi ma arvan põhiasi, et mis need teised arvavad ja samamoodi, kui ma nagu nüüd ei saa selles edukaks, ma ei taha minna tagasi. Nagu ma ei taha minna tagasi sellele tööle, kus ma olin õnnetu. Ja mis siis saab, kui ma tegelikult ei löö läbi, on ju. Ja ka hästi palju see, et ma tegelikult ei olnud üldse, ma ei ole kunagi olnud selline inimene, kes ma tegin story esimest korda siis, kui ma nagu otsustasin, et nüüd lasen podcasti välja ja ma teen podcastile Instagrami. Ma ei saa üldse aru, mis see story ja reelsi vahe on ja mingi ühesõnaga. Kõik see, et sa lihtsalt oma näoga oled väljas, oma mõtetega, sest ma ei tea, turunduses, kui ma tegin ettekandeid, siis see oli ju ma ei tea, ma teen kellegi teise ettevõttele mingi turundusstrateegia, see puuduta üldse mind, see pole isiklik, see ei ole nagu minu mõtted, see on lihtsalt mingi ideed, mis me oleme tiimiga kokku pannud, mida ma oskan hästi esitleda ja seal nagu on strateegia taga ja kõik on ju, et ma usun küll sellesse, aga see pole minuga tegelikult üldse seotud, on ju. Ja siis hirm, et sa nüüd ikkagi lähed iseenda näoga välja ja teed midagi, mida sa pole kunagi teinud ja teised inimesed vaatavad sind ja hindavad sind ja sinu rahaline seis nagu on sellest mõjutatud. Et sealt nagu ma olen nüüd see aastaga teinud hästi palju nagu raha uskumustega tööd just sellepärast, et ma tundsin, et ma tahan teha väga või pakkuda väga palju väärtust. Aga kui mu kuklas on kogu aeg see, et aga kui ma seda teen, kas see nagu rahaliselt nagu kindlustab selle, et mul on arved makstud ja mul on nii, et issand, kui nõme asi, millega tegeleda, mis võtab mu energiat. Kui ma tegelikult näen, et ma loon väärtust, siis nagu jälle tegele siis nüüd selle kohaga, et sa oled nagu väga palju iseendaga tegelenud, aga raha teemadega sa ei ole tegelenud, et kust need mustrid tulevad ja kuidas saada väärtust pakkuda nii, et sa lihtsalt pakudki väärtust, on ju. Ja su kuklas ei ole mingi arvete maksmised, on ju. Et see on nagu jälle oma ette selline nagu sisemine protsess, et kuidas toimetada ettevõtjana nii, et sa vaatad raha ka teistmoodi, et see nagu muutus ka nagu läbi teha endas, on ju. Kus sa näed ennast sellega olevat, oled sa nagu teiselt poolt väljas või veel keskel? Ma olen keskel, ma arvan. Et kindlasti ma tunnen, et mingi muutus on minus toimunud ja see on hästi põnev. Ma just parasjagu võtan Mindvalley's nii siis Marisa Peeri seda abundance hüpnoteraapia mingisugust koolitust ja siis Ken Honda see Happy Money omaga ja mõlemad kuidagi täiustavad üksteist nii mõnusalt, et ja tuleb seda kergust, tuleb järjest rohkem juurde ja ma täiega naudin seda. Mis sind aitas nende muutuste juures?
just seesama ettevõtja teele asumine ja kõik, mida sa just kirjeldasid, et rahamustritest küll sa rääkisid, mis sa teinud oled, aga see, mida teised arvavad ja kuidas sa sealt nagu hakkasid läbi tulema? Tead, ma vist lihtsalt hakkasin läbi tulema, sest ma teadsin, mida ma tahan. Ma teadsin, et see, mida ma olen õppinud ja mis mul on pakkuda, muudab inimeste elusid. Kuigi ma alguses muidugi ka kahtlesin selles, kas ma ikka deliverdan ära. Ja siis lihtsalt nagu näed, et tegelikult muudadki, on ju. No, ja siis ma lihtsalt läksin. Ja ma olen hästi ma lihtsalt olen vist sellist tüüpi inimene, et ma lihtsalt lähen ja aga samas elu on mulle ka hästi palju näitanud, et kui ma lähen nendest ebamugavustest läbi, siis ikka on seal tavaliselt teisel pool midagi väga ilusat või on see lihtsalt hästi hea õppekoht. Ja siis vahepeal mul oli hästi tugevalt see, et ma pean õppima elu usaldama. Ja samas mingi hetk ma jõudsin selleni, ma vist tegelikult natuke nagu usaldan ka, sest ma lähen kogu aeg mingitest ebamugavustest läbi, et kui ma ikkagist üldse ei usaldaks, siis ma ikka ei läheks ka. Mis sa oskad öelda kellelegi, kes on sellise koha peal, et tegelikult nagu süda teab, mida sa tahad ja mõtted on ka, kuidas seda kõik ellu viia, aga lihtsalt nii palju hirme on üleval. Mis sellega siis peale hakata? Aga mind on hästi palju aitanud tööriistad, mida teised on välja tööstanud, vestlused kellegiga, kes oskab kuulata ja mind peegeldada. Ma arvan, et kui sa üksi istud selles kinnises nagu tupikus, siis pole üksi mõtet selle kinnises tupikus istuda, et tavaliselt maailmas leidub inimesi, kes oskavad sellest välja aidata. Ja mõne jaoks on need raamatud, on ju, ja lihtsalt mingid koolitused, kus nad saavad lihtsalt väikese tööriista, mida nad hakkavad ise tegema. Lihtsalt tegema peab. See on kõige olulisem, et kui sa tahad seda muutust, sa pead mingi väikese sammu edasi astuma. Ja lihtsalt, mis samm see sinu jaoks on, seda sa tead ise, et mõned saavad podcastidest nii palju inspiratsiooni, et nad astuvad selle sammu. See on ka põhjus, miks ma Tervise progressi tegin. Mina ise sain podcastidest nii palju tuge ja siis ma mõtlesin, et kui ma olen ise saanud nii palju areneda ja kasvada läbi podcastida, siis miks ma seda ei peaks pakkuma teistel Eestis, on ju. Ja mõne jaoks on raamatud, mõne jaoks on koolitused, mõne jaoks ongi vaja vähemalt mingil eluhetkel võib-olla terapeuti või coachi. Ja ma arvan, et igaks asjaks on oma aeg. Täna ma muidugi tunnen, et elu lõpuni võiks põhimõtteliselt olla coach ja terapeut, sest alati on midagi nagu avastada või terapeudiga võib-olla nii palju ei pea nagu võib-olla minevikus sonkima, et tõesti, kui on probleem, on ju, et siis. Aga coach tõesti, ärialaselt coach, tervisealaselt coach, ükskõik, mis sul on parasjagu prioriteetne, tegelikult sa jõuad lihtsalt nii palju kiiremini sinna. Kui sul on see tugi, nagu, et kindlasti me jõuame ka nagu üksi sinna ja on inimesi, kes jõuavadki üksi. Aga esiteks sa jõuad kiiremini ja teiseks on väga palju inimesi, kellel on ikkagi selleks kas või esimeseks selleks lumepalli veeremiseks vaja, on ju seda coachi tuge. Ja see lumepall ei ole ju elus üks lumepall, mida sa veerema pead panema. Et sa paned ju ettevõtluses ühes asjas lumepalli, siis ettevõtluses on juba nii palju lumepalle, mida vaja veerema panna, siis tervis teine asi on ju üldse nagu, kes ma olen, mida ma tahan teha, mis mu identiteet on. Et ka oma coachingus inimesed tulevad, on ju, näiteks kaalu teemal ja siis üllatuvad, et me tegelesime nii palju mingi minu töökaaslaste või mingi enese leidmisega või minu mõttemustritega, et see on üllatav nende jaoks, on ju. Aga me olemegi ju üks tervik, et me ei saa ju tegelikult võtta. Sinu tervist mõjutab täpselt sama palju see, kuidas sa mõtled, mis tööd sa teed, mis suhted sul elus on, kui see, mida sa sööd ja kui palju sa magad. Et see ongi tegelikult tervik ja kuskilt on vaja aeg-ajalt kellegi tuge. Ma olen nii nõus sinuga. Eriti selle koha pealt, mis puudutab tegelikult coachi, et nagu sa ütlesid ka enne hästi, et selle nime all pakutakse meile igasuguseid lahendusi ja see võib tekitada segadust ja see enam inimene ei oskagi valida, et kelle ma siis peaksin, kelle poole pöörduma. Et siin on ka võib-olla hea kuulata sisetunnet või kui sa kuulad kas või seda podcasti, näiteks selle kõnetab sind, siis järelikult seal on midagi, sa võid kaaluda tema poole pöördumist. Et jällegi me elame nii külluslikus maailmas, meil on kõike nii palju infot, on nii palju teooriaid, on nii palju soovitusi, on nii palju, aga kuidas seal sees orienteeruda, et keda ma siis kuulan, siis kõige rohkem tuleb ikkagi see, et iseennast. Tegelikult sina ise ju valid ja see hästi ilus koht ka see,
et esimese sammu jaoks just on vaja seda peegeldust, sest need enda mõtted käivad suure ringiga kogu aeg ühtemoodi ja siis on niisugune tunne, et polegi välja pääsenud. Et ja hästi hea. Ja muutustest rääkides siis, kui sa teed samu asju täpselt samamoodi, nagu sa oled neid eluaeg teinud, siis sa ei saa oodata ka erinevat tulemust. Ja ma arvan, et miks on see kõrvalpilk ja teine perspektiiv ja teistmoodi asjadele vaatamine. Ka lihtsalt see, et coach küsib su käest teistmoodi küsimust, kui sina ise võib-olla enda käest sellel hetkel küsid. Sa jõuadki teistsugustele lahendusteni, teistsuguste vastusteni. Ja minu puhul on natukene erinev see coach'i töö, et ma ju ainult ei coach'i, sest on ka vaja anda tervise kohast infot. Ja vahel ma ikkagist nagu esitan väljakutse, et sa oled seda pidi proovinud kogu aeg, näiteks tegeleda, ütleme oma kaaluga, on ju. Aga prooviks seekord teistmoodi, sest senine viis ju ei ole töötanud, on ju. Ja juba see, et sa nagu võtad siis ebamugava asja, millest sa tegelikult üksi ise võib-olla ei usukski, et saaks. Aga sa nagu mõtled, et okei, proovime, katsetame, et tundub nagu ma saaksin sellega hakkama, et selleks ma olen valmis. Ja juba sellega sa teed mingi muutuse, mida sa varem ei ole teinud, mis annab sulle võimaluse areneda. Aga sa üksi ei tule selle peale, sest lihtsalt sa elad oma maailmas nagu piiratud nägemisega, sest iseenda, ma ütlen coach'ina ka, iseenda nagu probleeme näha või selliseid kitsaskohti või vahest on ikka nagu täiesti võimatu üksi. Et sul ongi vaja, samamoodi coach'in peab olema coach. Sul on vaja lihtsalt, et keegi aitaks sul ka näha asju kaine pilguga teisest vaatest nagu, et see aitab. Kõige lihtsam näide, mida minu abigaasa armastab kasutada, on see peegel. Kui sul on juuksetutt püsti, sa ei saa mitte kuidagi muud moodi seda teada, kui sa pead vaatama peeglisse. Mul on niimoodi. Ja siis ta ütleb veel, et kui see soeng on nagu väga sassis, siis on juba juuksurit vaja, et keegi kõrvalt veel aitab. Et hästi kuidagi lihtne ja loogiline tundub. Aga räägime sinu podcastist. Kuidas sa jõudsid terviseprogressini? Sa mainisid enne, et sa tegid seda seetõttu, et sa ise oled saanud nii palju tuge podcastidest. Aga mis sulle andis selle tõuke või selle, kus see esimene samm tuli? Et mõelda ju võib, et nii toredad asjad, aga et ma nüüd teengi. Hakkab pihta. Esiteks oli hästi tugev sisetunne, aga sellega oli nii, et ma esimese episoodi salvestasin ära mais ja julgesin selle eetrisse lasta oktoobris. Okei. Et see ei olnud nii, et davai, teeme podcast, lähme, lendame. Ma tegin seda sellepärast, et sisetunne ütles, et see on see asi, mida ma tahan teha ja vähemalt katsetada. Aga see oli ikkagist väga hirmus. Ja kus see lõplik otsus võib-olla sündis, et ma selle nagu ikkagist eetrisse lasin, oli ka teraapias, sest mul terapeut ütles mulle, et Helle, kui sa teed podcasti, 100 inimest kuulab seda podcasti, siis 100 inimest kuulevad seda erineval viisil. Ja see minu jaoks oli täpselt see, et tegelikult ongi ükskõik, mida ma teen. Kõik kuulevad, vaatavad, võtavad seda infot omaks täpselt sellest kohast, kus nemad täna on. Nii et mitte ükski inimene ei kuule ükskõik, mis kanalit ma kasutan. Kas blogi, koolitus, ma ei tea, ükskõik kus on ju, või kas või siin podcastis vesteldes. Mitte ükski inimene ei kuule seda vestlust täpselt samast kohast, sest nad on oma eludes, elukogemustes, kõik erinevates kohtades. Ja see võttis mu pealt kuidagi selle nagu surve ära, et kas ma teen seda ikkagist piisavalt hästi või et kas ma peaks kuidagi piinlikkust tundma, kui ma eksin mingi asjaga. Et siis ma mõtlesingi, et niikuinii kõik kuulevad seda täpselt oma mätta otsast ja nii ongi. Ja teine asi, mis mind aitas, oli see, mida ma ka ütlesin Epp Kärsinile, kui ma teda esimest korda siis nagu seal ka Viirelaial kohtasin. Ütlesin, et ma saan aru, et sina tavaliselt annad inimestele väga palju inspiratsiooni naudingute maailmas nii, aga mina olen sinult saanud kõige suurema õppetunni selle kohta või sellise taipamise ühest lausest, mis sa ütlesid, et kui mina kedagi käivitan, nagu Epp Kärsin siis ütleb, et kui mina kedagi käivitan, siis mina mõtlen, võt kui tore, ma loodan, et ta läheb nüüd koju ja tegeleb sellega, miks ma teda käivitasin, sest see on ju teema. Ja siis mul oli nii, et jaa, nagu, et kui ma peakski podcastis mingitele inimestele mitte sobima või ütlema mingeid asju, mis kedagi trigerdavad,
siis tegelikult ju nii ongi. Iga kord, kui keegi mind trigerdab, siis see on minu teema, millega mina pean tegelema. Miks see inimene mind trigerdas praegu? Mis mu endas on lahendamata? Mis mulle ei meeldinud praegu enda juures? Et see kuidagi peegeldus teisest nagu vastu. Ja see oli teine asi siis, mis mind nagu kuidagi ajendas selleks, et davai, tee ära Helle, on ju. Et see on sul sisetunne on sulle öelnud, vaata oma hirmudele nüüd otsa, aga liigu edasi nendest hoolimata. Ja nii ta läks. Kuigi esimesed episoodid, ma ei tea, ma ei ole julgenud neid kuulata, mul hääl ikkagist nagu värises ja ma tean, et ma rääkisin esimeses episoodis mikrobiomist ja ma küsisin neid küsimusi täpselt nii, et ma ise ei julgenud üldse nagu, ise teadsin nii palju mikrobiomist, aga küsisin neid nagu umbes sellisest kohast, et nagu ise ei julgenud nagu midagi ikkagist öelda, on ju. Ja et see on ikka huvitav, et täna ma ikkagist teen hoopis teisest kohast. Või tegelikult juba, ma arvan, 3. episood tuli hoopis teisest kohast. Et need kõik need algused on hirmsad ja ilmselt ei tahagi neid nagu algusest üle vaadata ega kuulata. Aga kui ma neid esimesi osi oleks teinud, siis ei oleks ka järgmised tulnud ja nii see elus on. Ja tegelikult need esimesi on hea vaadata pärast uuesti, sellepärast sa näed, kuhu sa oled kasvanud, on ju. Tõsi, nii mõneski kohas, et mida iganes me oleme alustanud, et kuidas siis oli. Tuleb jälle meelde Roland Toko, Roland, tšau sulle, ei saa täna ilma sinuta. Kuidas sa kunagi näitasid, või mäletaks, see oli Edu Akadeemia, kuskil mingis webinaris, kuidas ta esimest Zoomi kunagi tegi ja mis seal taustal siis oli või laivi või mis iganes see oli. Et üldse mitte nagu kuidagi kritiseerides, et issand, kui nõme see siis kõik oli, vaid see, et vaata, kuhu ma olen tegelikult nagu edasi liikunud. Ja ma mäletan ka oma esimest webinari, mis oli nagu tasuta ja siis siuke prep läks sinna, ja ma olin ikka nii ärev ja kõik ja samas, kui see algas, siis see oli kadunud. Ja seda ma olen nende puhul nagu hästi palju märkanud, et ma tegelikult oskan minna nagu hetke sisse. Ja õnneks lihtsalt seda ärevust ei ole enam nagu nii tugevalt on, aga see on iga asjaga elus, mida rohkem seda teed, seda vähem sul seda ärevust on. Et täna ka ma esimest korda räägin oma lugu, eks mul alguses ikka oli väike ärevus sees. Ja samas, kui sa panid selle nagu käima, siis ma praegu lihtsalt mõtlen, et ma vist sellest hetkest alates ei ole üldse tundnud seda ärevust enda sees, on ju. Et see ongi see hirmus maailm, mis meie nagu mõistus suudab nagu ette maalida. Ja seda tuleb harjutada. Esiteks, et tema nagu harjuks nende muutustega ja sellest hirmust hoolimata edasi minekuga. Ja et see kuidagi nagu mida rohkem sa teed, seda vähem see kõik tundub hirmus. Või isegi võime jõuda sellisesse kohta, kus olete, mis ma seal üldse kartsin. Aga samas see elevus on jälle hea, kui see ärevus õnnestub elevuseks kuidagi ise endal keerata, siis see on jälle selline, mul on alati see nagu ootuselevus, nagu ma ütlen see kohta, et see on niisugune, et see on nii põnev, vaata, tõusen hommikul üles, täna podcasti salvestus, siis mõtlen, aga ma olen oma elu kuidagi loonud selliseks, et mu päevad koosnevad nendest asjadest, mida mul päriselt meeldib teha. Siis see on täiega siukene, see nagu sütitab omakorda või tõmbab käima. Aga üks mõte, ma võiks teiega põrgatada seda. Sa tõid välja selle, et see esimeses episoodis ei julgenud ise midagi öelda. Ehkki sa teadsid. Ma olen vaadanud telesaatejuhte, selliseid staare nagu ma ei tea, Marko Reikop. Ja kuidas nad oskavad küsida selle nurgalt, nagu nad ise mitte midagi ei teaks. No see tundub kohati nagu nii naiivne, aga see teinekord loob nii palju. Mulle tundub, et see loob seda, et see, kes räägib, see külaline, ta seletab nii pulkadeni lahti ja võib-olla kuulajate hulgas on, tõenäoliselt alati on keegi, kellel on just seda vaja. Et ma olen ise mõelnud selle peale samamoodi podcasti võtmes, et kuidas ma küsin, et mul on tundunud see nagu võlts, et ma nagu mängin lolli, et ma ei tea sellest midagi. Aga kui võtta niimoodi, et see on selle saate sisu heaks, nagu, siis võib-olla, et võib isegi mängida seda mängu teinekord, et ei poetagi oma neid tarkused või kogemusi sisse. Ja ma arvan, et see erinevus tegelikult, ega ma ju tänase päevani ei ürita seal nagu kutsun saatekülalise ja räägin ise, aga see erinevus minu peas oli lihtsalt see, et ma ei rääkinud seda sellepärast, et ma julgenud. Ja täna ma ei räägi sellepärast, et ma tahaks teada, kuidas tema sellele asjale vaatab. Et mis siis, et ma võin enda peas enda vastust teada. Hullult huvitavaks kuulata, kuidas tema seda asja näeb ja tõlgendab. Aga see lihtsalt ongi minu peas, võib-olla kuulaja ei olegi sellest üldse aru saanud.
ja ka minu peas on see nii suur erinevus, et esimene kord ma teadsin, et ma ei julge lihtsalt mitte midagi öelda, on ju, sest noh, ma ei tea, äkki ma ütlen midagi valesti või. Ja nüüd ma lihtsalt ei ütle tihtipeale ja küsingi sellepärast, et nii põnev oleks kuulata, kuidas teine inimene ja see on nii erinev koht, kus nagu luua sisu, et sa ise ka nagu oled sellega rahul, on ju. Et ja see on jälle oluline koht, mille ma olen ka läbi käinud. Kui see keegi kuulab, vaatab, kes teeb podcasti või mõtleb sellest, siis mul oli selline koht, ma mõtlesin, kuidas ma sa kutsud külalisi ja siis ma hakkan ise siin arutlema, ise rääkima, on ju. Aga teisest küljest ma olen ka kuulanud podcasti, kus ei ütlegi see saatejuht suurt midagi ja mulle tundub, et natukene loob see dialoog ka nagu veel mingit lisanüanssi. Aga eks seal on jah, see tunnetamise koht on, et kui palju ma siis räägin ise ja kui palju jätan sulle. Nii et ja kindlasti episoodid on erinevad ka veel, kõik sõltub külalisest ka. Aga mis on su kõige suuremad sellised taipamised, mis sa ise enda kohta oled teada saanud seda podcasti tehes? See on küll hea küsimus. Ma olen kindlasti teada saanud seda, et või kuidagi sisemist kinnitust, et kui ma selle nüüd ära tegin, siis mida ma veel ära ei võiks teha. Ma olen aru saanud, et mulle väga meeldib rääkida endast targemate inimestega. Ja ma olen aru saanud ka seda, et kuigi ma nagu omast arust astusin ettevõtlusesse kui soolo businessisse, on ju, eriti kui sa teed nagu sellist tööd nagu coaching, kus sa nagu oledki üks ühele, siis ma olen ka aru saanud, et Eestis on lihtsalt nii palju ägedaid inimesi, kellega ma lihtsalt tahan asju koos teha. Ja see on ka minu arust päris äge asi, millega jõuda nagu 1,5 aastaga, on ju. Et jaa, ma nagu väga naudin neid vestlusi ja ma naudingi just seda, et ma kuulan neid teisi perspektiive. Ma naudin ka seda tegelikult iseendas, et ma koha peal olles suudan olla ikka nii kohal, vähemalt valdav osa nendest episoodidest, et päris head küsimused tulevad, kui sa oled kohal, on ju. Et ma olen jõudnud sinna, et ma tegelikult tean, et 1000 inimesed kuulavad seda, aga ma ei mõtle selle peale, vaid ma mõtlen selle peale, mis mu sisetunne praegu tahab küsida. Ja see on nagu ka selline hästi suur pai iseendale, et sa oled nagu jõudnud sinna kohta, on ju. Et see on olnud äge. Ja just sellest, ma arvan, ongi tekkinudki see tunne, et ma olen nii suure muutuse juba enda sees loonud. Ma näen, et ma olen loonud muutust ka inimestest, kes kuulavad podcasti. Lihtsalt nende tagasiside põhjal. Et tegelikult on ikka nii palju veel teha, et veel rohkemad inimesed saaksid väärtust. Sest mõtle, kui palju te ei kuule üldse podcastigi. Hiljuti ja tavasin ka sellelt mõtlelt ennast. On inimesed, kes kuulevad ja nemad siis jagunevad nende kõikide podcastide vahel, mida Eestis on muideks üle 700, nagu ma hiljuti kuulsin. Ongi nii, ja siis on need, kes ei kuula veel, ehk tegelikult on nii palju veel potentsiaali, kuidas info saaks levida. Ja kui ma alustasin podcastiga, siis seda mult ka palju küsitud, et kas sa oled rahul oma nagu tulemustega või nii. Siis ma mõtlesin, et ma mäletan, et mu unistus oli, et kui 500 kuulajat, et siis on väga hästi, sest ma kuskilt olin lugenud, et nagu 500 kuulajat on päris raske saada, sest tõesti see podcasti maailm on nii killustatud ja ma mõtlesin veel ka, et see on tervise teema, mis ei ole üldse selline kõige populaarsem teema, on ju, kui siin on mingid suhted, rahad, kõik mingid umbes mingisugused gossipid, kõik asjad, on ju. Ja siis, kui ma mingi hetk inimesed hakkasid saatma, et ma olen top 10, siis mul oli küll niimoodi, et vau, nagu kuidas see nüüd juhtus, on ju. Ja see andis mulle jälle omakorda kinnitust, mitte sellepärast, et minu podcast oleks nüüd hullult hea, vaid et tervise teema on nii oluline. Ja sealt jällegi selline nagu kindlus, et nagu siin maastikul tuleb veel suuremaid muutusi teha ja veel rohkem inimesi nagu viia hoopis teisele tasandile, kuidas nad tervisest mõtlevad, kuidas nad saavad ennast toetada. Et mu peas on ausalt öeldes, ma juba tean, et nii suured muutused on ees, et ma olen ka human designi tüübilt, olen manifestor, ehk siis neid ideid nagu tuleb ja kuna ma olen jõudnud ka selle podcasti tehes jõudnud selleni, et ma tahan seda teha koos teiste inimestega, siis ma olen ka nüüd manifesteerinud endale inimesi ellu, kellega järjest võib-olla siis neid projekte koos teha,
et see on põnev, kuhu siis kõik see nagu välja viib. Kuule, aga kui kõik oleks, mitte oleks, kui kõik on võimalik, siis kus see podcast on 2 aasta pärast? Podcast vabalt võiks olla top 1 kuulatud podcast Eestis. Aga ma ise olen mõelnud, kui kõik oleks võimalik, siis minu suur unistus on nii, et ma olen nii palju elus väärtust loonud, et Jay Shetty kutsub mind enda podcasti. Sest ma tõesti nagu kuidagi hästi austan teda, seda, kuidas ta mõtleb, kuidas ta on. Ja tema minu arust kutsub inimesi, kes on nagu oma tööga pakkunud siia maailma midagi, mis siin oli nagu puudu või täitis mingit tühimikku. Ja vot see on see asi, mis nagu, kui kõik on võimalik, siis ma istun ükskord Jay Shetty podcastis. Nendele, kes ei ole temast kuulnud, kaasa arvatud mina, räägi, kes ta on? Sa ei ole kuulnud? Ei ole. Ahaa, ta on tal on selline podcast nagu On Purpose, aga ta on siis Inglismaalt pärit hästi sümpaatne meesterahvas, kes otsustas mingi hetk, et ta läheb mungaks. Ja siis ta läkski, ma ei teagi, mitu pikki aastaid ta oli munk. Ja siis ta otsustas seal oma kõikide nende hingekaemuste nagu käigus, et see, mis seal toimub, võiks jõuda ka inimesteni. Et kuidas tegelikult nagu mungad mõtlevad, mis on nende eluväärtused. Ja nüüd, kui ta seda podcasti siis teeb ja kõiki asju, tal on hästi hea raamat, Mõtle nagu munk. Seda ma olen lugenud, aga ma ei seostanud, et sa ei tea, kes selle autor on. Ja, võt tema ongi Jay Shetty. On hea raamat. Siis ma olen temast kuulnud. Ma olen kuulnud audioraamatut ja väga meeldis. Hästi kaasa haaras nagu. Et ta on hästi eluterve, hästi inimeste inimene, hästi empaatiline. Ja ma ütlen nagu iga kord, kui ta oma suu lahti teeb, siis ma olen lihtsalt that's golden nuggets. Et ma olen ka hästi seda usku, et ära alati usu kõike, mida keegi ütleb, aga see, kuidas tema lihtsalt asju serveerib, see sügavus seal taga, see inimlikkus, see mõistmine ja see on lihtsalt tõesti, ma arvan, et üks imetlusväärsemaid inimesi maailmas, et ma olen hästi suur Tony Robbinsi fänn lihtsalt sellepärast, mis muutus tema inimeste ellu loob. Ja teiseks nagu hästi suur Jay Shetty fänn. No vaat, mina saan endale nüüd ühe uue podcasti listi, sest ma praegu taipasin, kui sa seda rääkisid, et ma ei olegi kuulanud väga ingliskeelseid podcaste, pigem eestikeelseid. Et miks mitte teha siit see samm edasi. Aga miks on sulle oluline see tervise teema? Võiks ju piisata sellest, et sul endal on hästi. Sina oled terve, sa oled enda jaoks leidnud, mis sul on vaja. Miks sinu jaoks on oluline, et see oleks ka teistel inimestel hästi ja see tee kergem? Ja ma ausalt öeldes jään vastuse võlgu, miks ta oli mulle oluline, kui ma otsustasin sinna kooli minna. Seda täpselt ei mäleta, miks ma sellel hetkel nagu otsustasin. See oli ilmselt sellepärast, et ma olin otsustanud, et see on tervis ja et elu ütles, et ma võiks midagi coachi ja tervise toitumisterapeudi vahepealselt olla. Aga täna, miks ma järjest saan indu juurde, on lihtsalt see, et kui ma näen, kuidas inimesed, ja minu juurde peamiselt jõuavad naised, mingid väikesed muutused ja nad lihtsalt säravad ja nad muudavad oma elu. Nad tulevad ja võivad muuta nagu väikeseid asju toitumises, väikeseid asju liikumises, aga see annab neile mingit enesekindlust. Nad murravad mingi väikese taipamise enda sees, on ju, iseendast paremini mõistes. Ja lihtsalt see sära ja power, mis nad sealt saavad, ma lihtsalt väga tahan, et mind ümbritseks lihtsalt veel rohkem selliseid inimesi, kes nagu saavad selle sisemise sära kätte. Nagu, ja seda sisemist sära on väga raske saada, kui sul ei ole energiat, kui su keha lihtsalt nagu sureb. On ju? Sa võid olla nagu oma mindsetilt jõudnud igale poole. Hästi spirituaalne olla ja kõik, aga kui su keha ei anna sulle seda energiat, et neid asju päriselt ära teha, et olla päriselt oma laste jaoks olemas ka siis, kui sa oled 85 või 105, sul ei ole energiat, et toetada oma näiteks kolleege on ju, või mis iganes, sa ei tee ilma selleta midagi. Et ja samas sa ei tee mitte midagi terve kehaga, kui sa oled stressis, ei tunne ennast, teed tööd, mis sind üldse ei toida. Et kui ma lihtsalt vaatan seda inimest tervikuna
ja näen, kui vähe on tegelikult vaja selleks, et inimene järjest hakkaks särama ja nagu looma seda muutust, siis no ma ei tea, seal ei ole muud küsimust. See on see, mida ma tahan teha, ma tahan rohkem teha, ma tahan rohkemate inimesteni jõuda, et järjest rohkem nagu näha seda sära. Et sest iseendal on ju ka parem sellises ühiskonnas elada. Ja kui sa nüüd ainult kuulad meid, siis ma sulle kirjeldan, kuidas Elle seda praegu kõike räägib, siis see tuba, kuigi meil on siin päevavalguslambid, see läks kohe veel valgemaks, sest sind on nii mõnus vaadata, kui sa ise räägid sellest oma teest ja oma südamekutsest, kuidas sa ise särad selle kõike juures. Ja see on meeletult inspireeriv. Aitäh, et sa särad. Aga jaa, mul on ka see kogemus ja tegelikult ma kogen seda ka praegu osaliselt. Et olles teinud väga suuri muutusi elus, näiteks just keha osas, et ennast oma kehas hästi tunda, et toitumine ja vee joomine ja uni ja liikumine ja kõik on justkui paigas, aga kehal on ikkagi mingi arusaamatu stress, mida ma ei ole osanud koju ajada ja ma tunnen ka tänu sellele, et mu kaal on praegu suurem, kui ma tunnen ennast hästi, kui ta oleks, siis ma tõesti kogen seda, et mul on nagu kehas raske olla vahepeal. Ja see on nii oluline tegelikult, et see ümber keerata, sest ma olen kogenud ka päris suure osa oma elus seda, kui hea on olla, kui keha on kerge, sul on endal kerge ja see ei ole üldse kuidagi ainult see kaalunumber, vaid just see tunne, et kuidas sulle tundub, et mis on see hea, mitte kaal, vaid see olek, et mis veel on oluline sinu jaoks, et inimene saaks ennast kehas hästi tunda. On see enesest arusaamine või ongi need 4, mis sa välja tõid siin, magamine ja söömine ja joomine ja liikumine. Seal veel on. Hästi tugevalt on ka sisekõne. Ja tegelikult nagu märgata ka, mida sa siis räägid oma keha kohta ja arvad iseendast ja ütled iseendale. Et meil vahetult ennem seda podcasti salvestust oli on ju koos üks live, kus me rääkisime ka muutustest ja noh, eks seal on lihtsalt see koht, et kui sa ise ütled, et sa ei pannud tähelegi, et sa ütled enda kohta loll, ütlesid või? See oli jobu, see oli näide, see ei olnud tegelikult mu päris sõna. Aga no põhimõtteliselt inimesed ütlevad enda kohta nagu igasuguseid asju mööda minnes. Lammas on näiteks küll minu sõna. No, kui ma ajan midagi segamini, ja lammas. Nagu nii mööda minnes, aga tegelikult. Et see tegelikult mängib väga-väga suurt rolli selles, et kuidas me tegelikult iseennast näeme ja iseendaga tegelikult käitume. Ja mul tihtipeale nagu tuletan iseendale meelde ja vahel ka klientidele, kas oma parimal sõbral või kellelgi kolleegil lubaksid endaga niimoodi rääkida. Ei lubaks, et miks sa siis endaga lubad. Et üks pool on kindlasti see endaga rääkimine, aga teiselt poolt ka mõistmine, et ma arvan, et nagu kõigega siin elus on see samamoodi ka kehaga, et mingil põhjusel keha hoiab kaalu. Ja see kergustunne võib ka sellest tekkida, kui sa lõpuks mõistad, miks. Väga usun seda. Et tihtipeale ongi, et sa ise ütled, et sa oled juba jõudnud selleni, et see on mingi stressiga seotud, et kuidagi kortisol on ju hoiab sul seda kehakaalu kinni. Aga miks mul on see kortisoli või mis asi see on siis, mis elus nagu praegu nagu on siin pinnal kuskil? Ma kujutan ette, et kui sa selleni jõuad, siis juba on sul kehas nii palju suurem kergus, sest sa tead, et nüüd, kui ma tean, ma saan ka lahenduse leida. Sest ma arvan, see kõige hullem asi, mis üldse inimestel on teadmatus ja ongi näiteks ka see, et kui sul on sümptomeid, erinevaid sümptomeid on ju, ja arst ütleb, et aga su vereanalüüsid on korras on ju. Aga sa ise tead ju, et ei ole korras. Siis sellest teadmatuses istumine röövib lihtsalt nii palju sult energiat. Ja kui ma räägin sellest, et ma nagu naudin seda, kui ma näen inimeste nagu silmis sära, siis seda sära on nagu väga raske nagu välja lasta, kui midagi hoiab nii tugevalt seda sära kinni ja seda energiat kinni. Ja tihtipeale see ongi teadmatus ja hirmudest ja muutustest rääkides, see on ka ju teadmatus. Ja kui sa oled ära otsustanud, et ma sellest hoolimata lähen lihtsalt elevuse hirmuga edasi, mitte ärevuse hirmuga on ju istusin, et siis juba sealt tekib nagu selline vabanemine ja kui su sisemine kindlus tekib, et ma saan hakkama sellega, siis see on nii selline kergendustunne, ma arvan kõik, kes natukene mõtlevad tagasi mingitele sellistele hetkedele, kus sa teadsid, et no nüüd läheb kõik hästi on ju. Ja noh, kui mõnus on selle energia pealt edasi toimetada. Jaa. Ülivägev sisemine, miks, mida sa praegu kirjeldad.
et mul on hästi muidu mõnus olnud sinuga täna jutustada. Ma loodan, et sina oled tundnud ka ennast hästi. Ja mul on ennast väga hästi tundnud. On nagu, aitäh sulle ka, nagu voolanud mõnusasti. Ja kuidagi on see tunne ka, et praegu on päris hea aeg vaikselt maanduda. Räägi, kuidas sinuga ühendust saab, kust leiab sinu podcasti kuulamiseks ja on sul plaanis midagi, kuhu sa tahad inimesi kutsuda, võib-olla mõni kursus või teekond? Ja tervisearengutreener.ee on sealt see siis selline kodu, kust saab kõik asjad kätte. Ja terviseprogress, kui sa paned Google'isse, Spotify'sse, Apple'isse, ükskõik kuhu tegelikult ta tuleb sealt välja see podcast, et ja Instagramis samamoodi ma toimetan peamiselt terviseprogress nimelt, mitte siis Helle Tõns nimelt. Et seal kindlasti saab väga palju siis selle kohta ka teada, mis on toimumas, mis podcast on välja tulnud, mis mu mõtted on, kas mul on mingi kursus tulemas, sest ma ikkagist mingit kursusi aeg-ajalt teen. Üks asi, mida ma olen pikalt küpsetanud peas ja mida ma arvan, et ma teen see kevad, on grupi coaching. Sest üks asi on privaatcoaching, sellel on väga suur oma väärtus, aga privaatcoaching on ka investeeringu mõttes suurem ja samas grupi coachingul on ka teine väärtus, et ühelt poolt jah, ta on nagu kättesaadavam, aga teiselt poolt on see grupi power seal taga. Et ma ei ole varem teinud grupi coachingut, aga ma arvan, et ma olen nüüd sellel kevadel selleks valmis, et kui sa tunned, et võib-olla privaatcoachinguks on veel natuke hirmus või mis iganes on ju, et siis võib-olla see on see, et kus hoida silmad ja kõrvad lahti. Ülivinge ja sinu Instagrami mina ka jälgin ja tõesti sa oled hästi mõnusasti seal kogu aeg pildis ja hästi kuidagi sa oskad ka pakkida kokku sellist olulist pointi teinekord lühikestesse sisudesse, et seda on hästi hea jälgida. Vaata, on küll see tänapäeva elu on, et kõik asju väga pikalt enam ei valigi vaadata. Nii et kindlasti otsi Helle üles Instagramis. Lisaks sellele kõigele, mida me oleme täna rääkinud, on anna üks soovitus veel siia lõppu. Mida inimene saab kohe täna ja praegu iseenda heaks ära teha, et elada oma elu veelgi paremini, mõnusamalt ja selliselt, nagu ise soovib? Ma annan 2 asja. Üks on see, et lihtsalt võta 10 minutit, pane silmad kinni ja visualiseeri täpselt seda sama küsimust, mida sina minu käest küsisid. Kui kõik oleks võimalik, siis millist elu ma tahaksin elada? Ja alateadvus tegelikult ei saa aru, et sa ei ela selles hetkes. Ja mida rohkem sa tegelikult seda ette visualiseerid ja just seda, kuidas sa ennast tunned selles hetkes, kui sa oled seal kohal, need pisikesi detaile, et mul on aias see roosipõõsas, see on ka oluline võib-olla sinu jaoks, kuidas mul on seal näpud mullas või ükskõik, mis see sinu jaoks on, mis tähendab vabadus sinu jaoks täpsemalt ja et sa lähed sinna nii detailselt sisse kui võimalik. See tekitab ühest poolt selle seisundi, et sa tahad sinna jõuda. Ja selle seisundi pealt on palju lihtsam mõelda, aga mis see üks esimene samm on, mis ma võiksin teha, et sinna jõuda. Ja sest ühest sammust praegu piisab ja teinekord, kui on vaja uuesti uus samm teha, siis teed uuesti seda visualiseerimisharjutust. Ja niimoodi tegelikult on väga mõnus hakata liikuma. Ja teine asi, kui siis see sisekõne hakkab seal jälle nagu domineerima, et aga mul ei ole võhma või mis need asjad on, mis võib-olla, et ma ei ole piisavalt tark selles osas veel, siis see sõna seal lõpus ongi veel, mida kasutada. Et ma ei ole piisavalt tark, et seda teha veel. Ma olen teel sinna. Mul ei ole piisavalt võhma veel, aga ma lähen täna jooksma ja jooksen 500 meetrit ja ma olen natukene lähemal. Et see sõna veel hästi tugevalt tuua oma sisekõnesse, sest kergem on öelda veel asjade lõppu, kui sa oled need ära öelnud, kui see, et sa suudad nagu panna stoppi sellele, et sa ei ütleks seda enda peas üldse. Et need on sellised 2 hästi pisikest asja, aga mis võivad hästi suurelt muutuse juba tuua. Aitäh sulle. Aitäh, et sa tulid ja jagasid oma lugu ja aitäh, et sa jagad oma lugu julgelt edasi ka, sest kindla peale on täna päris palju, mis nüüd sellesse episoodi ei tulnud, ei mahtunud. Ja kindlasti siis sellest me kuuleme ühel ilusal päeval üks teine kord. Aga armas kuulaja, vaataja, kui sind miski kõnetas, siis loomulikult oled väga teretulnud seda podcasti edasi jagama, vähemalt ühe oma sõbraga.
ja kuula kohe mitu korda, kui sind miski kõnetas, sest mul on see kogemus ka, et vahel me mitu korda kuulates paneme tähele mingeid hoopis teisi kohti. Et aitäh, et sa oled meiega ja meie kohtume juba järgmises episoodis. Aitäh! Tšau!